üheskoos tahaksime jälgida seda kallist sõna, mis on kirjutatud prohveti Jeremiia raamatusse 36. peatükki alates 21. salmist ja prohveti Joona raamatust 3. peatüki 6. salmist. Ja kuningas läkitas Judi, et ta pidi kokku keeratud raamatu tooma. Ja ta võttis seda kirjutaja Eliisamaa kambrist ja Judi luges seda kuninga kõrvade ette ja kõige vürstide kõrvade ette, kes kuninga juures seisid. Ja kuningas istus talvekojas 9. kuul ja tuluke oli tema ees põlemas lees. Ja see sündis, kui Juudi sai lugenud 3 ehk 4 külge, siis lõikas ta seda kirjutaja sulenoaga katki ja viskas sinna tulesse, mis lees, kuni kõik kokku keeratud raamat otsa sai tules, mis lees oli. Ja kui see sõna Niineve kuningale teada sai, siis tõusis ta oma aujärje pealt üles ja heitis oma pika kuuenese pealt ära ja kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale maha ja laskis kuulutada ja ütelda Niineves kuninga ja tema ülemate käsu järele sedaviisi. Inimesed ja lojused, veised ja pudulojused ei pea ühtegi suurust suhu saama. Nemad ei pea mitte karja minema ega vett jooma, vaid nemad peavad endid kotiriidega katma, inimesed ja lojused ja Jumala poole hüüdma raskesti. Ja nemad pööraku igaüks oma kurja tee pealt ja oma kätte väekaubatööst. Aamen. See oli selles paigas püha tund, kui vend Petermann võis asetada piibli siia kantslisse Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja ütelda, et siit tuleb seda sõnumit kuulutada. Seda on kuulutatud aastakümneid. Kuulajaskond on olnud erinev, aga sõnum on olnud samast raamatust. Täna loetud sõna oli ka sellest samast kallist raamatust. Ja kui täna see sõnum toob meid 2 erineva kuninga juurde, kellede juurde toodi ka Jumala sõnum, siis neid jälgides ja tähele pannes on mul meeles ka minu lapsepõlvest minu vanaema, kes kunagi, kui ma võib-olla oma esimesi mälestusi mäletan ja tean ja mõistsin, mis tähendas üks niisugune paks suur raamat. Ja kui vanaema oma tönsi nägemisega istus selle juurde, prillid olid ees ja siis ta kasutas veel lugemiseks sellist suurt luupi ja luges seda sõna, siis mina väikese, pisikese poisikesena, kes oskasin juba natukene taibata, suhtusin püha aukartustundega sellesse kortsuspalgelisesse vanaemasse, kes luges püha sõna. Ja sellest ajast on jäänud minule aukartustunne Jumala sõna vastu. Kui hiljem oli see ka meie perekonna kallim raamat ja isa seda meie õhtustel ja ka eriti pühapäeva hommikustel perekonna hommikupalvustel luges, siis ei saanud seda kuulata ilma, et lapse silma oleksid tulnud pisarad. Sellest ajast on palju vett merde voolanud
palju sündmusi on tulnud elus üle elada. Ka see tund, kus kunagi pidin kaotama selle sõna. See tähendab raamatukese, mis minul oli. Ja see võeti minult. Aga see aukartustunne ja see kalliks pidamine piibli vastu on minu südamesse jäänud. Kui täna meie ees seisis kuningas, Juuda kuningas Jojakim, kes oli tolleaegse riigi valitseja, ja kui tema kätte sattus Jumala sõna selle kaudu, et Jumal andis prohvetile korralduse kirjutada midagi, ja siis prohvet kirjutab. Ta teeb seda vast suure südame armastusega, aga teeb ka teatud nagu kartustundega, kuidas ja milliselt seda sõnumit vastu võetakse. Ja kui nüüd sõnum, raamat, mida Jumal oli lasknud kirjutada prohveti kaudu läbi, jõuab kuninga kätte, seda loetakse temale, siis kuningas ei saa palju kuulata, mõned leheküljed ja siis visatakse see raamat tulde, mis seal oli. Selline oli selle kuninga suhtumine. Teine moment räägib meile ka kuningast. See oli pagana kuningas, Niineve kuningas, suure linna kuningas, ja ka temani ulatus Jumala sõnum. Prohvet Joona oli see mees, kes tuli ja otse suusõnaliselt selle edasi andis. Ja kui kuningas seda kuulda sai, et on selline mees olnud, kes kuulutab Jumala saabuvat kohut, siis kuningas ei suutnud jääda oma kuningliku rüüga seisma, vaid ta võtab selle seljast ära. Ta tunneb, et ei tema elu ega kuninglik rüü ei ole väärt, et jääda selle sõnumi ette seisma, ja ta annab oma alamatele korralduse: meie peame oma elukorda muutma ja parandama. Meie ei tohi minna selliselt edasi, vaid Jumala sõnum on tõsine, see on hoiatav, see on raske. Ja kui me selliselt edasi läheme, siis paratamatult meile saabub hukatus. Ja ta laseb kuulutada paastupäeva. Ja sellest saavad haaratud tema riigi ja linna kodanikud. Nad tulevad tuhas, kotiriides, meelt parantes Jumala poole hüüdma, ja tulemus on see, et Jumal annab armu. Ilusaid mälestusi on meil jäänud piiblist, aga nende mälestuste ahelas on mitmesugust suhtumist sellesse sõnasse. Kui ilus on tuleta meelde meie luuletajat Maria Underit, kes lugedes vanemate piiblit ütleb: lehe järele rabedat lehte pöörsin ja mõne sõna kui ehte tõstsin silmili teiste seast. Südame ligi siis selle peitsin, ikka uusima juurde leidsin, kiirtena kiirgas rida reast. Kes kunagi on tundnud selle raamatu kallist kiirgust oma südames, see ei ole saanud jääda liialgi endiseks. Sellest raamatust on kiirganud üks imelik valgus. Ja selle valguse juures meie igaüks hakkame nägema, millised meie tegelikult oleme. Ma ei tea, kas on olnud sellist inimest, kes on tundnud, et ta on parem, kui seda Jumala sõna meie käest nõuab. Mäletan murdeeas ühte momenti oma elus, kui olin emale teravusi öelnud ja siis läksin piibliraamatu juurde ja leidsin, ma pole õigesti toiminud. Sõna oli see, mis hukka mõistis, ja ma läksin pisarsilmil andeks paludes ema juurde.
ma ei taha olla sinule halb poeg. Ma tahan olla parem, andesta minule. Jumala sõna ja Jumal oma sõna kaudu soovib ja tahab, et kõik inimesed võiksid muutuda paremaks, õilsamaks, ausamaks. Ja sellepärast laseb Jumal oma sõnumit kuulutada. Jumal soovis, et Juuda riik ei peaks minema hävingu teed. Ta saatis nagu selle riigi õhtu ajal oma prohveti Jeremia, kes pidi Jumala sõnumi selle rahvale edasi kandma. Ja me teame, et ta tegi seda suure armastuse. Kui see raamat oli ära põletatud, mida Jumal käskis prohvetil kirjutada, siis Jumal ütleb, võta veel üks raamat ja kirjuta nüüd uus. Ja prohvet teeb seda. Jumala armastus on inimeste vastu nii suur, et ta korduvalt laseb oma sõnumit kuulutada ja ka kirjutada. Ja siis meie näeme, et ei järgne siiski seda, mida Jumal ootas, ja selle kuninga, selle rahva saatus oli ütlemata kurb. Kui hiljem sama prohvet nagu peab nuttes selle linna suitsevate ahervarte juures seisma ja nutma selle linna pärast, et nad pole meelt parandanud, siis me mõistame, mis see tähendab. Ja kui sama kuningas peab minema, mitte sama, vaid järgnev kuningas peab minema vangimaale, kui tema oma silma all tema pojad hukatakse ja teda pimedaks torgatakse, siis võib-olla ta tundis, mis tähendas see prohveti sõnum. Mida tähendas, et Jumala sõna oli kord tema käes. Aga ta ei suhtunud seekord siis sellesse tõsiselt, vaid võis rahulikult seda ära lükata. Teine kuningas aga suhtub siiski tõsiselt. Ja kui sõnum on toodud, siis ei jää ta endisse olukorda, vaid ta kuulutab vastupäeva ja sellega tulevad ka teised kaasa. Jumal ei taha iialgi, et meie jääksime tema sõna kuuldes passiivseks, vaid et meie midagi ette võtaksime. Selleks laseb Jumal oma sõnumit kuulutada. Ja kui sellel piiblinädalal ka täna kuuleme Jumala sõnumit, siis selleks, et meie võiksime paremate inimestena siit lahkuda, selleks, et meie võiksime tunda, kuivõrd vahest meie oleme rikutud, et me võiksime vahest meenutada seda, millised olid meie elus need momendid, kus me ei toiminud oma parima sisemise hääle järele ja kus meie tallasime nagu jalge alla selle kõige parema sisetunde, astudes sellest üle. Jumal tahab, et meie tunnetaksime seda enda juures ja igatseksime parem. See oli Niineve kuninga igatsus, see oli selle linna rahva igatsus ja Jumal ütles oma sõnumis prohveti kaudu, et nad peavad Jumala poole hüüdma ja pöörama ära igaüks oma kurja tee pealt. See oli Jumala korraldus, Jumala käsk. Igaüks pööraku ära oma kurja tee pealt. Ja kui Jumal laseb täna oma sõnumit kuulutada, siis selleks, et inimeste elus võiks toimuda üks muudatus, üks pööre ja see võiks olla halva poolt parema poole, kurja poolt headuse poole. Seda ootab Jumal täna meie käest. Kui me täna mõtleme enda elule ja seda kõrvutame selle suure raamatu, piibli nõuetega. Ma usun, et meil ei ole tarvis siin piibli nõudeid meile üksikult esile tuua, vaid meie kõik mõistame, mida nõuab piibel ühelt inimeselt.
milline peab olema piibli järele ühe inimese elu. Ja kui meie täna tunneme, et see elu ei vasta selle suure raamatu nõudele, siis minu sooviks jääks, et meie täna võiksime mitte selle esimese kuninga viisi suhtuda sellesse ükskõikselt, külmalt ja isegi võib-olla üleolevalt. Ma olen kuningas ja näete, mis ma võin teha. Teie toote minule Jumala sõnumi, aga mina ei arva seda mitte seda väärt, et seda kuulda rohkem kui ainult mõni lehekülg ja siis lasta põleb. Aga et meie suhtumise viis võiks olla selline, nagu see oli sellel teisel kuningal, kes võttis seda väga tõsiselt ja kes kutsus ka teisi kaasa, kui meie ise oleme seda oma elus läbi elanud ja tundnud, et meie elu ei vasta Jumala sõna nõudeile, aga oleme ka seda tundnud, et meie oleme saanud sellest sõnumist niisuguse impulsi, niisuguse jõu, kus meie elu pöördus, muutus teiseks, sai uueks, siis meie sellepärast seda kuulutame ka teistele. See oli minu elu suur pöördepunkt, kui ma päris poisikesena seisin ja tundsin, minu elu ei vasta Jumala sõna nõudele. Ja siis ma tulin palvekoosoleku, sellel ajal peeti selliseid evangeeliumi nädalaid ühel õhtul ja palusin, et kogudus minuga kaasa palvetaks. Aga minule öeldi, sa palu ise ka. Ja siis, kui mina oma suu avasin, siis mina haarasin ühest piibli tõotusest kinni. Ma ei oli, olles poisike, võisin ütelda, et ma olin alles päris laps. Ja mina haarasin sellest sõnatõotusest kinni, et sina, issand Jeesus, oled ütelnud, laske lapsukesed minu juurde tulla. Ja mina nüüd tulen ja sina võta mind vastu. Ja ta võttis vastu omaks lapseks, andis mulle uue elusuuna, andis rõõmu, andis rahu. Ja mäletan, kui emaga teel astusime palvekojast koju poole, siis oli kõik nagu uus. Ja ma astusin teel, tunnistades emale oma patte, oma süüd, oma eksimusi. Kui täna see sõnum, mis meie vanemad vennad on kuulutanud aastakümneid, seisab meie ees vaba. Meie võime seda lugeda, võime seda tähele panna, võime oma elu selle järele seada, võime parandada. See on meile kättesaadav, siis on meil põhjust seda selle eest tänada. Peame kalliks vanemate õpetusi, mida nad meile jagavad. Peame kalliks selle sõnumi, mis meile on antud. Ja ärme hülgame seda ära, vaid võtame seda vastu oma südamesse, et meie võiksime saada paremateks inimesteks ja Jumal tahab seda.